Tere! Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Oleme järgmise osaga eetris ja hakkame täna rääkima puhkusest. Julgus puhata. Minu kõrval on Dagmar. Nagu ikka, ta veel on siin, mille üle mul on väga hea meel. Annan ka teile teada, et vahepeal me saime sõpradeks, et ka täiskasvanud eas on võimalik leida sõpru. Väga nunnu, kuidas see käis. Sandra, ühesõnaga, Merilin on ka siin, ma juba, ühesõnaga, sa kohe ütled, aga et Sandra siis, millal see oli eile, üleeile? Aprillis, nagu kui see osa kunagi üles läheb. Häälsõnumis on, et Dagmar, tahaks sõpradeks saada, kuidas see käib? Oi, kui armas. Et kuna ma alkoholi ei tarbi, siis me ei saanud sõpradeks juua ja oligi häälsõnumiga saad tänapäeval sõpradeks siis, jah. Mul on kindel, et see protsess on natuke pikem seal taga, aga tõsi, jah. Nii, aga see kolmas, kelle häält te kuulsite juba, kes pilti ei näe, siis on Merilin Mander, kes on kasvatuspsühholoog, autor, vanemahariduse ja vaimse tervise edendaja. Aga minu jaoks on ta, ma mäletan, kui ma kuulasin ta esimest loengut, ma hakkasin mõtlema, kus see oli, siis mõtlesin, et kui ma suureks kasvan, siis ma tahan olla nagu tema. Et tere! Aitäh, et tulid. Ma olen siin. Kuidas sina endale sõpru leiad täiskasvanud eas? Mul on vist tunne, et mul tuleb nagu sõpru läheb aina vähemaks, sest et ma lihtsalt, mu sotsiaalne patarei saab nii ruttu täis, mida vanemaks ma saan. Aga sõpru leiab siis, kui ma olen mõttega kohal ja suhtun inimestesse uudishimuga, mis juhtub ainult siis, kui ma ei ole väsinud. Nii et mina saan sõpruda siis, kui ma olen puhanud. Oi, kui hea. Kohe näha, et ikkagi professionaal. Ma tean. Nii, aga ennem kui me lähme puhkuse teemasse, sest see on, sellest räägitakse palju, mulle tundub, aga ikkagi on sellest veel vaja rääkida ja ma arvan, et tänase saate fookus on see, et kuidas ikkagi süümepiinadeta puhata, sest me teame kõik, et puhkus on oluline, sellest seda ei ole vaja korrata. Kõik ei tea või? Mul on tunne, et kõik ei tea, aga jätka. Okei. No siis me kordame üle ka, et puhkus on oluline, aga kuidas siis seda päriselt teha, et see oleks päriselt puhkus ka. Aga enne, kuna meil on ikkagi tegemist julguse taskuhäälinguga, siis Meriline ka 3 küsimust, klassikalist küsimust, mida me külalistelt küsime. Mis oli sinu viimane julge samm, mille üle sa oled uhke? Viimane julge samm oli see, et mul on, nagu ma mõtlesin selle peale, mul on üks suur julge samm ja hästi palju väikseid julgeid sammu viimase 6 aja jooksul. Suur julge samm on see, et mul tuli jälle raamat välja, mis on alati hästi haavatav asi, kui see juhtub, sest et kuni see välja ei tule, siis see on niisugune minu väike asi ja keegi ei anna siis nagu tagasi, keegi ei kritiseeri ka, mis iganes ja nii kui ta välja tuleb, siis on järsku nagu avatud kõigele. Nii et ma võtsin ennast kokku, ma olen väga nagu aplalt toime tulnud sellega ja väikesed... Palun ütle selle raamatu nimi ka, kuna meil on raamatud on meil fookuses ja auses. Auses lausa. Mis värk nende kehadega on. Nii et lastele suunatud, aga täiskasvanud on ka targemaks saanud, nagu ikka vahel elus juhtub lastele suunatud asjadega. Ja väikseid julged samme on see nädal näiteks olnud ka väga-väga mitu. Mul oli väga tihe nädal, mul oli väga tihe töönädal, vahelduseks oli väga tihe töönädal ja ma tegin sellise julge sammu, et kuigi mul oli väga suur FOMO eile õhtul ühe üritusega, kus olid väga palju toredaid inimesi koos, ma lihtsalt ei läinud sinna, sellepärast ma tundsin, et muidu ma ei ole oma nagu isegi mitte, ma ei räägi isegi parimast vormist, ma räägin nagu mõistlikust vormist aju mõttes, nii et see julge samm, et ma tundsin, et ma tohin inimesele öelda, et ma ei tule su sünnipäevale, vaid ma olen kodus, sest ma lihtsalt ei jaksa seda muidu meru välja vedada ja see kergendus, mis tuli pärast seda julgustükki, mida ma tegin, oli ikkagi väga mõnus. Kuidas teine inimene suhtus sellesse? Inimesed kõik õnneks tunnevad mind, keegi on üllatunud. Aga kas sul ka veel kaasneb, kuna me oleme siin rääkinud palju ka ärevusest ja muutustest, kas sul kaasneb ka sellega seoses veel ärevust? Ärevus tuleb siis, kui ma olen ise natukene rohkem frusas ja kurnatud väsinud, siis ma tõlgendan kõike ärevamana, kui see tegelikult on. Kõik on tegelikult chill. Aga mul tekib ärevus pigem siis, kui ärevad mõtteid ja tunded ja nagu mõttespiraalid, kui ma olen juba väsinud. Kui ma ei ole väsinud, siis mul pole ärevusest nagu halli haisugi tegelikult ka. Teine küsimus. Mida sa kardad? Ma kardan seda, et kui mul ühel hetkel on igav mingil hetkel kunagi tulevikus, mida mul on varem ka olnud, aga see on tavaliselt okei. Aga et mul on igav
ja ma olen nagu liiga kuidagi mandunud või nagu töös, et selle igavusega midagi peale hakata. Ehk siis ma kardan seda, et see igavus saab kuidagi nagu mingisuguseks nagu rusuvaks asjaks, millega ma ei oska nagu välja sealt tulla kuidagi. Sest praegu mul ei ole seda muret veel tekkinud, kui on igav, siis ma alati leian mingi mõnusa, meeldiva väljundi sellele igavusele. Aga ma kardan vist, et põhimõtteliselt mandumist võib-olla on siis see õige nurk. See küsimus on sellepärast, et ma arvan, et me kõik kardame midagi. Ei muidugi, ma kardan nii palju asju veel, aga need kõik on nagu siuksed, nagu kardan seda, et ma ei tea, lähen sööma kuskile ja siis tuleb toit, mis mulle üldse ei meeldi, siis ma pean tegema sotsiaalse mingi sammu, et mis ma siis teen, kas ma ütlen, igast asju kardan. Aga mida sa teed sellises olukorras? Ma arvan, et ma söön siis ära need asjad, mis mulle nagu rohkem meeldivad ja siis jätan alles ja siis kuidagi vabandan meeletult. Ma tegelikult oli väga hea kõht, see lihtsalt väga ruttu täis. Ühesõnaga, ma ei tea, mida ma välja mõtleksin seal. Aga sellised asju ikka on ju, kus seal korra käib see, oh my god, tunne käib läbi. Ja viimane asi, tahaks teada ühte mõtet, mis sind toetab? It's not that serious. Et seda ma nii tööalaselt kui ka eraeluliselt kui ükstapuha mis valdkonnas ma pean ennast nii tihti nagu tagasi hoidma selle mõttega, et kõik tundub hästi oluline kogu aeg ja kõik on nii prioriteetne, et hästi raske on ka seada neid prioriteete nagu kuidagi mingisse järjestusse, et astuda samm tagasi, vaadata korra kontekst, saada aru, et isse me kõik paneme puusalt, me kõik improme, minu ees ei ole praegult nagu mingisugune nagu ajuoperatsioon, mida ma pean läbi viima, need on inimesed, me lihtsalt suhtleme, et ma kuidagi, et it's not that serious, et tegelikult me ei pea teesklema, et see kõik on nii oluline, kui meile mõnikord nagu tundub. Kas see ei ole ka, ma tean, ma olen olnud mitmes sinu loengus või kuulanud neid mõtteid, et kas see ei ole ka see, mida me ise täpselt oma ajule söödame, et kui oluliseks me ise nagu oma ajule ütleme, kui oluline asi see on? No just, et sa nagu ketrad ka seda ja mida rohkem sa mõtled selle peale, seda rohkem see tundubki olema, et siuke suur massiivne asi. Hea uudis on see, et vastupidi saab ka teha, on ju väiksed asju saab järelikult ka väga oluliseks mõelda, mis on nagu väiksed toredad asjad, saab mõelda suurteks toredateks asjadeks. Et me nagu võiksime rohkem keskenduda ka sellele, kuidas näiteks, ma ei tea, kui me räägime mingist rõõmsate emotsioonide leidmisest ja toredate tegevuste tegemistest, et me kipume neid võtma kuidagi väga väheolulistena, et olulised on kohustused, et nagu tööl käimine on oluline ja kodu koristamine on oluline, need on hästi olulised, aga see, et mul oleks nagu mingi fun, väike kelmikas hetk, et seda teen siis, kui aega üle jääb, eks ole, et see on nagu suvaline väike, et me võiksime siis nagu rohkem seda meie oskust, ülepaisutamisoskust kasutada siis nagu teises suunas on ju, et neid väikeseid kelmikaid asju, et ma ei tea, kui sa teed süüa ja siis nagu paned täpselt õiges koguses nagu soola, vaata täpselt ja võtad selle ampsu, mõtled mine metsa, nagu täpselt see, mis ma tahtsin, et tuleks praegu tuliga, et sa korra oled seal hetkes ja mõtled, oh my god, kui vingelt praegu tegin selle toidu, aga seda me ei tee, kuna see on nagu mõtet justkui. Aga, sorry. Ja ei, ma tahtsin öelda, et ma just see soola näide, sa olid meil koolitusel siin mingi aeg tagasi ja mulle jäi nii see kõlama ja meelde, et mina vist olen viimasel ajal vastupidi läinud, et ma ainult märkangi neid nagu ägedaid asju, et ma mõtlen, ise kui ägedad ma kõike teen ja selle tegin praegu niimoodi ütlesin, wow, et kas sellega võib ka liiale minna? No liiale mineku nagu taust on ju see, et see kuidagi tekitab sulle vaevusi või kannatusi elus, eks ole, ehk siis see kuidagi, ta kas takistab midagi, ta endab sind nagu vältima siis midagi või ta võtab ära mingid muud asjad, mis on su jaoks nagu tegelikult vajalikud. Kui sa lihtsalt naudid igapäevaelu rohkem ja see on sinu jaoks lihtsam, siis ma ei ole kindel, see on umbes sama küsimus, et kas lapsi saab nagu ära hellitada sellega, et ma iga kord näiteks kallistan neid, kui nad tahavad kallistust. Et natuke on see, et nagu what's the worst that can happen põhimõtteliselt ikkagi, et võib-olla sul endal on mingi mõte, et on kuidagi, et lähed, ma lähen halvas suunas sellega, et ma olen nagu liiga õnnelik, aga ma kuidagi nagu kahtlen selles. Tead, ma olen mõtelnud, me läheme nüüd täiesti teises teemas, aga no las me läheme, et tegelikult on see, et tekib see enda vähendamissoov, et kui sa näed ümber palju inimesi, kes ei näe neid toredaid hetki või on õnnetud või on mingis negatiivses ohvri roll, mis iganes, et siis nagu enda, kuidas ma siis praegu näitan välja, et ma tegelikult olen õnnelik, et tegelikult mul on hästi. Tead, aga see vist on ikkagi mingis mõttes nagu äge empaatiaharjutus on ju, et kuidas seda teha nii, et ma näiteks ütlen, et mul on praegult nagu, mul on kõik super tuus, mul on väga hästi, aga räägime sinust. Ehk siis või kuidagi nagu, et ikkagi, et mitte see, et ma ei tea, mul on küll hästi ja siis niimoodi jääd ära ootavalt, et ta küsiks su käest, kui hästi sul ikka kõik on. Et me võime ju öelda ausalt, me ei pea ju nagu valetama, et ja mul on ka tegelikult nagu nii raske, ma olen nii läbipõlemise ääre peal tegelikult nagu puhkad iga päev 9 tundi, elu on ilus, kõik on nagu äge on olla. Et kust see läheb kiitmiseks on ju? Kiitmine ongi see, kui me tegelikult unustame ära, et teise inimese nagu kogemus on ka see, mille vastu saab uudishimu tunda selle kõrvalt on. Et ma arvan, et siis see on nagu tasakaalus, et kõige hullem, mis me saame teha, ongi see, et me valetame, et meil on ka raskem, kui tegelikult on, et me siis kuidagi
üleliia normaliseerime seda, et elu on rõve raske kõigile, et kellelgi tegelikult ei ole hea olla, et mõnikord on hea, kui sa näitad välja, et ei, mul on tegelikult päris mõnus periood ja me teame, et mõnikord see on juhus, et on nagu tore periood, see on nagu läinud hästi mingid muud elemendid, mis ei ole sinu kontrolli all, aga mõnikord on ka see, et jah, ma lihtsalt kuidagi tegin mingeid muudatusi ja läks paremaks. Mulle meeldib see kohe, mulle lihtsalt meeldib selle teema lõpetuseks. Setumaal üks tuttav inimene ütleb, et kui sa küsid, et kuidas läheb, siis ta ütleb, et ma ei hakka kiitma, muidu lähed kadedaks. Oi, kui tegelikult kohati ilus vastus võetakse. Nii, Dagmar, palun, ütle, mis sul hingel on. See on nii tore, et mul on said kokku 3 naist, kes kõik mõtlevad väga palju ja väga kiiresti ja kellel on kõigil oma arvamus nagu. Aga mis ma mõtlesin, oli see, et see jälle on ju inimese nagu psüühikale nii omane, et me tahaksime, et asjad oleksid mustvalged, kas üks või teine. Ja võib-olla selle sama, et ma ju ei taha siis hakata kiitlema ja kuidas ma siis teisele ütlen, et ma olen õnnelik ja et seal võiks ju olla mitte see, et sul on raske, aga mul on küll hea, vaid seal võib olla see jaa, mitte aga. Et jah, et mul on praegu hästi ja samal ajal ma mõistan, et sinul on teisiti ja samal ajal ma kuulen sind ja samal ajal mind ka huvitab, kuidas sul on. Et see ei pea olema mingi välistav faktor. Ja sama asi on ju puhkusega, kui ma nüüd toon selle podcasti teema peale. Keegi peab tegema seda siin. Mul oli ka mõte, aga okei, ma saan Merilin siin jälle sõidab sisse mulle. Ma hoiastan mõtte, ma lihtsalt tahan nagu öelda seda. Ja tegelikult oleks meelest ära praegu selle peale, nii et palun jätka. See läks. Kas võtan nüüd selle lehe ette ja jätkan ise? Aitäh, et te tahtsite saadet. Mul oli tegelikult nii tark mõte juba, aga see tuleb mul tagasi. See tuleb tagasi. Ma lihtsalt tahtsin öelda, teha improt ja hakata lõpust pihta. Minu meelest üks mingi mõte või küsimus oli selle kohta, et kas on võimalik liiga palju puhata. Ja siis et kui me rääksime, et kas mingit, ma ei tea, kallistada on võimalik liiga palju või olla liiga õnnelik või et võib-olla see on see sama, et esimesele küsimusele on vastus olemas. Ei ole võimalik liiga palju puhata, jah? Või on? Kui sa niimoodi küsid, kui ma korra vaatan nagu psühholoogi vaatevinklist seda kõike, siis tegelikult ju, mida su aju tahab, on ikkagi nagu pingutus, millele järgneb lõõgastus, on ju. Nii et selles mõttes, kui me räägime sellisest nagu väga pikast nagu puhkuse foonist, kus sul ei ole tegelikult ühtegi pisikest nagu pingutushetke või nagu väljakutse hetke, sul tegelikult ei ole mõnus, nagu võib-olla 2-3 kuud sa pead vastu, siis on nagu siuke, oh my god, elu on nii lill, nagu ikka on chill. Ja siis tegelikult hakkab tekkima ikka mingi kärsitus või apaatsus, ehk siis nagu, mis ei ole tegelikult enam see nagu optimaalne koht, kus nagu pikalt viibida. Nii et me vajame pingutust nagu seal puhkuse keskel, et muidu see puhkus ei ole enam puhkus, vaid ta on siuke nagu rusuv hägune olek, eks ole. Nii et selles mõttes jah, on võimalik liiga palju puhata ilma väikeste pingutus nagu pausideta. Nii, aga lähme siis puhkuse teema juurde juba siin läksime. Dagmar, anname sulle veel sõna ja küsimus, milline või kui hea puhkaja sina oled? Ma arvan, et ma olen hea puhkaja. Minu jaoks puhkuse üks märksõna, mis ma olen viimasel ajal avastanud, on vaheldus. Ehk siis minu jaoks puhkus on vaheldus. Ja eks mul ei ole mingit ühte kindlat valemit, et mina puhkan kodus filmi vaadates või mina puhkan trennis või mina puhkan päikese all välismaa reisil, vaid mina puhkan siis, kui ma saan vaheldust. Ehk siis, kui ma olen olnud väga palju üksi, siis ma tahan inimesi. Kui ma olen hästi palju olnud inimestega, siis ma tahan olla üksi. Ja kui ma olen võib-olla mingi aeg teinud hästi palju sporti, siis vahepeal ma pean võtma veidi tagasi ja ühesõnaga see vahelduse komponent. Ja miks ma ütlen, et ma arvan, et ma olen hea puhkaja, on see, et minul on, ma julgen väita võrdlemisi kerge seda ust kinni panna. Et kui ma nüüd äsja tulin ka Eestisse tagasi, korraks olin puhkusel ja ma olen seal kuskil vedelen seal väikese all ja mul tõesti on peas need mõtted, et ma pean tulema tagasi Eestisse. Sandra on mind mingil veidral põhjusel kutsunud mingit taskuhäälingut tegema ja mina ei saa aru, miks ta mind kutsus, sest mu peas ei ole ühtegi tarka mõtet. Ja mingid inimesed tahavad tulla mu vastuvõtule ja ma ei tea, mida ma neile seal räägin. Mul ei ole õrna aimugi, sest mu peas ei ole seda rolli sel hetkel. Ma lihtsalt mingisugune
täiesti teine foon. Et ja noh, seda ikka, et vahepeal ma ju mõtlen ikka mingeid asju ja mõtlen ka mingitele klientidele, aga see ei ole nagu sellises rusuvas, muretsevas, frustreerivas mõttes, vaid pigem nagu, kui nad mu pähe tulevad, siis on pigem selline, et ma ei tea, loen mingit raamatut, talle võiks see meeldida või teda see võib-olla kõnetaks või noh, mingis sellises nagu positiivses formaadis. Issand, kui läbimõeldud vastus. Tõesti. Ta harjutab meil. Ta oligi puhkuse ajal harjutab. Sul oli puhkus. Aga kuidas sinul on? Milline puhkaja sa oled? Ma olen aina parem puhkaja. Ma ütleks küll, et ma suudan aina paremini teha seda ja aina paremini aru saada, millal mul on ka vaja nagu puhkust, mis on võib-olla kõige suurem väljakutse olnud mul mingitel hetkedel. Et see väljalülitamine on väga lihtne minu jaoks ka, et ma teen nagu erinevaid tegevusi. Minu jaoks ka see puhkus, mõnikord inimesed töövad sassi, et nad tahavad nagu puhata ja siin sa tahad olla diivanil pikali näiteks. Minu jaoks puhkus on seda, et ma tahan ka toredaid asju teha, ma ei tea, käia matkamas, eks ole, et keha mingisuguseid, ühesõnaga ka nagu mingid tegevusi või olla kohtades või isegi täita mingeid kohustusi, mis on lihtsalt nagu võtavad mõtte muudelt asjadelt nagu ära, eks ole. Et nüüd ma tunnen selle hetke paremini ära. Probleem on nagu selles, et mida ma teen siis, kui ma tean, et puhkus on terendamas, ma kipun ikkagi nagu üle tõmbama enne seda, kui puhkuse hetked tulevad, et mul on mõtet, niikuinii vaata, kohe saab nagu mõnusalt puhata, ma olen selles hea puhkamises, seega ma võin nagu panna nagu veits kuidagi vinti üle või nagu liiga palju teha või liiga palju kokku panna. Et minu mure on jah selle, kuidas puhkuseelses olekus teha nii, et see puhkus ei tuleks nagu nii suure kontrastina võib-olla. Sest nii palju on veel vaja ära teha, sellepärast, et kohe enam ei saa teha, sest ma pean minema puhkama. Saaks mõnusalt puhata. Aga minu jaoks reisil käimine ei ole minu jaoks puhkus. Minu jaoks reisil käimine on tihti logistiline nagu väsitav asi ikkagi. Nii et mina puhkan siis, kui mul on nagu võimalikult vähe logistikat. Nii et ongi erinevaid puhkustüüpe. Mina olen olnud väga halb puhkaja. Ma arvan veel 3 aastat tagasi ma võtsin vist esimese puhkuse, sest ma mõtlesin alati nii, et kui ma hingasin praegu et kui ma teen tööd, mida ma armastan väga ja kogu see muusikuelu elukutse ja sealjuures kogu see ju vabakutselise teema, ka see hirm jääda asjadest ilma, et kui sa ütled ei, sa ei vasta piisavalt kiiresti, et see on alati olnud, et pigem see, et kohe reaktiivne, et siis ma tegelikult tõesti 3 aastat tagasi võtsin esimese puhkuse niimoodi, et ma ei olnud kuskil kättesaadav 10 päeva, algus oli jõhker ärevus, lõpus hakkas nii meeldima, et ma ei tahtnud tagasi minna nagu avada meile ja nii edasi. Ja nüüd ma olen seda harjutanud niimoodi, et ma naudin seda ja ma pean ütlema, et minu jaoks suur muutus tuli ka siis, kui ma võtsin antidepressante, hakkasin võtma ja sain aru, et ma, vahepeal ma ikka tegin jõuga, üritasin ennast välja lülitada, et täpselt see, nagu sina ütlesid, et teed kõik asjad ära viimse piirini, et ometi ei oleks midagi tegemata ja siis võtad selle aja nüüd. Aga see, et puhata ka siis, kui sul on mingid asjad tegemata ja mitte nendele mõelda, et mitte lükata neid edasi, aga sa saad aru, et aga tegelikult ma võin sellega esmaspäeval tegeleda, et see nädalavahetus ma võtan vabaks ja tegelen oma hobidega või sõpradega, et see küll tuli mulle tänu antidepressantidele hoopis. Ja samal ajal mulle tundub, et millest sa räägid, on ju see oskus olla praegu siin selles hetkes. Sisuliselt see on ju see, et kui ma olen siin nädalavahetusel, ma ei tea, poistega liivakastis, siis ma olen praegu siin poistega liivakastis, mitte justkui peas tööl. Just, et sa peas ei tegele muude asjadega ja sealt ongi, et ma olen aru saanud selle viimase 3 aasta jooksul, et kui erinevaid puhkuseid on, kui sa ütlesid, et sinu jaoks reisimine ei ole puhkus, siis minu jaoks on see näiteks lastega reisimine. Ma ei saa öelda, et ma tulen tagasi, ma olen tohutult puhanud füüsiliselt näiteks, sest sellise 6 ja 4 aastasega, siin oli küsimus ka, et kuidas sa suudad, siis tegelikult on see, et ma puhkan tööasjadest, ma jätan arvuti koju, ma ei mõtle nende, ma olen nendega loomulikult intensiivne, jube tüütu mõelda 3 korda päevas, mida nad tahavad süüa, kui valikus on friikartulid, pitsa või pasta, eks ju. Ainult 3 valikut super ju tegelikult. Et kus sa leiad välismaal kurki, et nad vähemalt sööks natuke kurki. Et seal on nagu muud asjad, aga tegelikult mu aju lülitab täiesti tööasjadest eemale. Et see on jällegi tööst puhkus ja võib-olla minu jaoks ongi see muutunud, see arusaam, et puhkus ei ole ainult see, et ma lülitan kõigest välja ja olen kuskil soojal maal rannaliival, vaid nii erinevaid puhkuseid on. Ja ma mõtlesin ka, et minu jaoks on 4
sellist 4 suurt puhkust või olulist puhkust, mis ma panin igaks juhuks kirja ka, et esiteks, mis mulle, muidu ma unustan ära, sest mul on nii palju mõtteid. Esiteks kodus puhkus see, et ma ei pea mitte midagi tegema, ma ei pea kuhugi aja peale minema, ma saan olla pidžaamades kodus terve päeva, teha mis iganes asju, ma võin ka tööasju teha, aga ma valin neid teha, mitte mul ei ole kohustus teha. Ja samas hästi tore ka, kui see kodu oleks juba korras, et ei peaks koristama. Ikkagi eeltingimused ikkagi on. Ei, loomulik, et ma ei taha astuda peale legole, ja siis mul läheb kohe tuju halvaks. Ühesõnaga, see on üks asi. See on väga habras, ma ütleks puhkuse nagu selline definitsioon. Kõik peab olema perfektne ja siis ma saan puhata ja ise valin, kuidas ma teen seda. Tegelikult on see, et mulle meeldib koristada näiteks. See on minu jaoks puhkus, et ma olen kodus ja korrastan seda ruumi, aga omas tempos. Aga omas tempos, ma ei pea tegema. Kodu korras. Nii, nagu reklaamides, kui raseeritakse reklaamides jalgu, mis juba on siledad, vaata, sama efekt. Ühesõnaga, see mõte, et mul ei ole, võtame siis nii, et see mõte, et mul pole kuhugi aja peale mineku. Me oleme sinu poolt. Aitäh. Teine on, kui ma saan tegeleda oma hobiga, selleks on praegu metsas mootorrattaga sõitmine, ma unustan kõik asjad ära ja ma tegelikult hakkasin aasta tagasi sellega tegelema sellepärast, et mitu inimest ütlesid, et see on viis, kuidas nemad lülitavad ennast välja ja maandavad stressi, sest seal sa oled selles olukorras, eriti kui sa oled algaja nagu mina, et vahepeal võib ka minna käsi piduri asemel gaasi peale, et siis lihtsalt tegeled sellega, et nii-öelda nagu ellu jääda seal. Aga super lõõgastus. Tahate kommenteerida? Ei, me nüüd laseme seda rääkida. Aga et rattal on kütus olemas. Mingi tagatikk on. Ikkagi habras. Siis on see, et ekraanidest eemal. See on kindlasti üks asi, mis mina tunnen, mul on vaja ja regulaarselt. Mitte niimoodi, et nüüd sellel aastal, sellel nädalal. Challenge on ja neid ma olen ka teinud, aga just, et näiteks nädalavahetuseti ma olengi väga teadlikult sotsiaalmeediast eemal, et mul ei tule seda välist infot peale. Ja oh my god, ma kardan ja viimane puhkus on ikkagi seesama, mida ma mainisin tegelikult juba lastega puhkus. Et lastega olek ei peagi minema välismaale, vaid see, et sa tead, et sul on vaba päev ja ma saan minna nende tempos, kuidas nemad tahavad näiteks teha 3 tundi lõunand, okei, ma võin teiega koos selle teha 3 tundi ja nii edasi. Lastega välismaal kohta lihtsalt võtan inimestelt korra pinget maha, kuna see pinget on ka, eks ole, et peab nii palju käima lastega reistel, mis iganes. Ma olin kunagi lasteaiaõpetaja aastaid ja siis üks laps käis ka vanematega puhkamas, pikalt ikkagi raha kogutud, eks ole, et minna sinna lastega sinna hotellireisile teise riiki soojale maale. Ja siis laps tuli tagasi, ma küsisin, mis siis meelde jäi puhkusest, mis oli kõige ägedam? Kui me läksime alles sinna nagu Tallinnasse, eks ole, siis rongi peal mina sain võtta nuppu, et uksed lahti läheksid. Nad olid olnud nädal aega kalli raha eest reisil ja laps rääkis Elronist mulle. Jaa, ma olen sellest täiesti aru saanud, et see on natukene minu enda jaoks, et seda keskkonnavahetust, sest siis suudan mina paremini välja lülitada, et neil ei ole vahet, et me võime minna sinna Tartus ka Batuudi keskusesse ja neil on ka see muidugi. Ja. Nii. Kuidas me siit? Pange visake kommentaarides. Minu meelest on veel see tore asi, miks lastega olemine võib olla väga puhkav, kas on sõna või? Puhkust andev. Et lapsed on nii vahetud ja nad on sellised võrdlemisi spontaansed ja nad on juba ise nii nagu loovad ja mängulised. Ja lastega sul on kuidagi selline räägidki sellest, kuidas Kiisu läks sinna või tegi mingeid asju või natuke seda, nad juba pakuvad ise seda mängu ja seda, et asjad ei ole nii tõsised, nagu nii ise. Ja okei, me olemegi siin porilombis ja jah, me võiksime seda teha ka muidu, aga kuidagi raske on. Aga võtad lapsega koos sinna minna ja möllata ja sopaseks teha ja täietse nagu vabaks lasta on nagu justkui okei või lihtsam. See on ju see, mida meie ajud väga tihti tahavad, kui me räägime, et mu aju vajab puhkust, aju vajab aega, kui ta ei pea probleeme lahendama tegelikult. Et ma teen hästi palju vaimse tervise esmaabikoolitusi meil läbi ja siis me alati alguses räägime, et mille järgi keegi saab aru, kas tal on vaimne tervis parasjagu okei või ei ole, mis need nagu indikaatorid nii-öelda on. Ja mul see oli aastaid tagasi üks naine rääkis koolitusel seda, et tal on kodus 2 suurt koera ja kui ta tuleb õhtuti töölt koju, siis need koerad tulevad ukse peale vastu, et saba käib tuuf mööda seina, eks ole, nagu tatti pritsi õnnelikud koerad tulevad vastu ja kui tema reaktsioon neile on järelikult on okei. Et see näitab, et vaimne tervis on heas seisus, see on hea. Kui ta tuleb koju ja vaatab neid koeri, kes on nii õnnelikud teda nähes ja mõtleb, et issand jah, teie peab õuega minema, peaks süüa teile panema. Eks need koerad on nagu probleem, mida lahendada. Järelikult on tegelikult kuskil nagu midagi lappesse läinud juba ka. Ehk siis olukord on sama, täpselt see, et see nagu see pole nagu muutunud, aga
aga see, kuidas ma tõlgendan seda, kas see on probleem või see on mingi tore asi, et see on ka tihti ikkagi päris kõva selline märk seal vahel. Ja minul on kassiga samamoodi, et kui on see, et hommikul ärkad üles ja ta jääb sulle jalgade ette ja tahab süüa, mis mõttes on kemban, sa söögi ära või sa ütles, oi, tule siia, tere hommikul sulle, et kohe on see aru saada ja puhkuse teema juurde sa ütlesid, et ikkagi ei teata, et puhkus on oluline. Mul on küll tunne, et me nagu sõnadega räägime, see on nagu popp asi, mida öelda, et jah, puhkama peab. Et me kõik nagu teame, et see on nagu asi, viisakas asi, mida inimesena öelda, siis võetakse tõsiselt, eks ole. Aga kui ma praktikas ringi vaatan, ma väga ei näe, et inimesed päriselt oskaksid seda nagu ka nagu ise uskuda, mul on tunne, et ikkagi on seal taga, et kas ma olen välja teeninud puhkuse, kas ma väärin puhkust, kas ma olen piisavalt teinud, et puhata, kas äkki kõik läheb lappesse, kui ma puhkan ja mis üldse on puhkus, ka see, eks ole, tõesti, et inimestel, et see, et noh, mul on Instagrami konto Yes-lapse, kus ma väga tihti palun inimestel siis saata selliseid nii-öelda küsimusi ja mõtteid mulle sisse sinna küsimuste kasti ja väga tavaline on see näiteks, et inimesed kirjutavad, et mul on puhkus ja mul on tunne, et mul on nii palju asju, millega see puhkus ära teete, kohustusi on nii palju, ma pean kodu ära koristama, pean lapsega sinna minema, pean külas käima, pean raamatut, ma pean tegema ka toredaid asju, et see surve ka, ma pean raamatut lugema, pean nagu õues jalutama. Kui nii ilus ilm on täitsa pekkis. Et see pinge, mis tuleb kaasa puhkusega, et see puhkuse sõna, mul on tunne, et me tegelikult ei ole seda ära defineerinud inimeste, mida see tegelikult ennast kujutab, et puhkus ei ole lihtsalt ju see, kui ma saan raha, aga ei käi kontoris kohal või nagu mina ikkagi mõtlen eelkõige nagu ajupuhkust, just see, et sa ei pea probleeme lahendama ja kui sa vaatad oma lemmikraamatutes on probleem, mida lahendada, siis see ei ole ju puhkus, on ju. Et mul on tunne, et me ei oska see sõna tegelikult niimoodi nagu üheselt defineerida, et kõik oleksid pardal, mis see puhkus siis tegelikult on. Aga defineerime ära. Teeme siis ära selle raske töö, mida ma olen aastaid proovinud teha, eks? Kaua me ootame edasi, lükkame seda vastutust teiste kaela. Teeme ise ära. Mina pean alustama või? Sa oled ikkagi ekspert kutsud. Sina oled, ma tahaks ka teada, et siis... Ma oleks seda pidanud küll ette valmistama. Mis on siis puhkus? Okei, ma alustan sellest, mis ma juba ütlesin. Puhkus on selline vaheldus ajule, kus aju saab teha muud kui probleeme lahendada. Sinna puhkus, definitsioon on väga pikk, see sõnaraamatusse ei lähe sellisena, ma vannun. Aga puhkus on siis, sinna kuuluvad tegevused, mille eesmärk ei ole kapitalistlik produktiivsus, mulle tundub. Kuigi ka seal on juba nüansse, mõnikord on palju lihtsam puhata, kui sa teed selle mingi asja ära, eks ole, ühesõnaga. Mulle appikene, ma pean natuke mõtlema, et see oleks nagu niimoodi ilukirjanduslikult ka sõnastatud. Te võite täiendada juba praegult. Ja ma ei aita võib-olla definitsioonile kaasa, aga mulle tundub, et selle puhkamise sõnaga on, no vaata, et me justkui räägime sellest hästi palju ja mäletad, ma vist ütlesin sulle ka mingil hetkel, Sandra, et mul selle hirm selle konkreetse saatega on see, et jälle me nämmutame seda mingit roosa manna lumehelbekese juttu, mingi puhka ja peab puhkama ja nagu, et tahaks nagu mingit sisu ka, mitte jälle nämmutada sama nagu jutumärkides jama, on ju, mida inimesed mingi, on ju, või see samamoodi, juua ei tohi, no me teame, et ei tohi, on ju, noh, tore. Et aga just see, et mulle tundub, et selle puhkamise sõnaga inimestel tuleb silme ette see, et ma pean olema niimoodi horisontaalis seal diivanil ja kuidagi nagu sihuke vedelema nagu noh, ja vahel ma ise mõtlen ja inimestega ka arutan seda, et vaata, et kui see jäätis ja diivan ja Netflix on selline, et sa lähed sinna, sa teed seda ja peale seda sul on siuke, jess, mõnus. Ma olen lõõgastunud, mul on hea olla, see annab mulle energiat, mul on siukest entukat, inspiratsiooni, mul on nagu mõnus on peale seda olla. Lahe, tee seda. Ja väga sageli see ei ole nii. Väga sageli tegelikult see, et ma olen õhtul, ma ei tea, tulen töölt koju, ma olen väsinud ja siis ma nagu langen sinna ja peale seda mul tegelikult veel hullem olla, et võib-olla siis ei ole see puhkus. Mul on mõte. Oota, läks korra ära, tuleb tagasi. Nii, ma mõtlesin korra, kui ma siin kuulasin seda Netflixi nagu seda olukorda kuidagi visualiseerisin, kas puhkus võiks olla tegevus, mis toob uudisimu tagasi? Mis annab energiat. Energiat ja uudisimu. Mul on tunne, et see uudisimu ära kadumine on tihti see indikaat, et inimene on tegelikult ta nagu aju ei, ta töötab ka ainult nagu reaktiivselt, on ju, et probleemlahendus kuidagi moodi, aga uudisimu on nagu samm kaugemale, see on see, et sul peab olema energsi, et nagu tunda huvi asjade vastu, mis ei ole võib-olla olulised või mitte olulised, hädavajalikud, on ju. Ehk siis, kui ma teen tegevust, mis toob mulle uudisimu tagasi, kas elu, olukorra, mingite mõtete vastu, siis see järelikult tegevus on minu jaoks nagu mis sõna, mida ma otsime? Puhkamist. Lõõgastav, puhkustandev tegevus. Ehk siis minu jaoks võib-olla see definitsioon on tegevus, mis toob uudisimu tagasi.
äkki. Mul tekkis korraks see mõte veel, et kipub ju olema niimoodi, et mida tühjemad me oleme, seda raskem ka emotsionaalselt on olla, seda rohkem on meil mingeid negatiivseid mõtteid peas ja siis see mõjub tundele ja sealt see kuidagi lumepall läheb. Mulle vahel tundub, et ka kui mille järgi ma ise näiteks saan aru, et kas see nüüd oli minu jaoks puhkus või ei olnud, on see, et mis minu mõtetes ja tunnetes siis peale seda toimub. Et vahel on niimoodi, et järsku et jälle kuidagi värvid on tagasi, mu peas on asjad paigas, selge, et mingid, okei, I am back in business, on ju. Järelikult see oli minu jaoks puhkus. Jah, ma olen teiega nõus. Ma lihtsalt ma jäin ka selle Netflixi peale ja kõige peale praegu mõtlema korraks, et mulle tundub, et sinna me läheme nagu tuimestamise koha peale, et see võib-olla ei anna lõppkokkuvõttes nii palju energiat, aga see on mingi viis ennast välja lülitada, sest inimesed ei oska välja lülitada ikkagi töömõtetest ja emotsioonidest ka ja see on nagu põgenemine, et kust on see nii et ma jään ise mõtlema, et ma lähen koju, õhtul ma tean, et mul on tegelikult peaks minema tegema jalutuskäigu ja siis minema magama, saan pika ööune, aga ma lihtsalt ei suuda, ma olen juba sellest kõigest nii väsinud, et lihtsam on panna see Netflix peale, seal tellida midagi ja lihtsalt tuimestada oma keha ära sellega. Kas saad enne rääkida, Marve? Mina või? Okei. Ei, ma mõtlesin selle peale, mis ütlesid, et väljulülitamine üldse tegelikult nagu selle kontseptsioonina. Ma arvan, et me oleme natuke ka ikkagi läinud nagu vales suunas ühiskonnas sellega, et me justkui saaks ennast välja lülitada. Kui sul on mingi kripeldav asi, olgu see kas mingi vestlus, mis kripeldab, mingi olukord, mis kripeldab, mis iganes, siis välja lülitamine mul tundub, et võibki teha pikas perspektiivis nagu asja kehvemaks versus selle ära nagu lahendamine ja laualt maha saamine või ütleme, aju mõttes ka sa ei saa ju nagu aju ära vahetada, kui sa tuled töölt koju või lähed kodus tööle, see on sama aju, mis käibki sinuga kaasas, et võib-olla see väga range piiri hoidmine seal ongi nagu ebainimlik ootus iseendale, mistõttu me peame nagu tegema nii nagu ekstreemseid viise mõnikord, et nagu välja lülitada selle asemel, et saada aru, et näiteks kui mõnikord, kui ma käin kuskil ettevõtetes rääkimas, nagu, et kuidas hoida töötajate vaimset tervist, siis kõik on väga üllatunud, kui ma ütlen, et see ei ole nagu mingi eraldiseisev asi, et see, mis jugused jutud on seal kohvilaua ümber, on ka vaimse tervise nagu hoidmise osa, on ju, et see on nii läbi põimunud kõigest, et võib-olla see väljalülitamine ei olegi nagu realistlik niikuinii, et jah, see põgenemine, aga me ei saagi nagu ju teisiti, see ei olegi mingi oskus oma, et kui mina näiteks praegu olen siin, mul on justkui nagu, see on küll nagu tööülesanne, aga mul muidu on nagu vaba päev töö asjade mõttes, aga see ei ole ju tegelikult halb, et ma täna nagu mõtlen nagu töömõtteid vahepeal või kasutan aju, sest et see ei mõju mulle kuidagi nagu kurnavalt või nagu frusavalt selles mõttes on ju. Et jälle võib-olla see väljalülitamine on ka kuidagi hägune nagu värk. Jälle mulle tundub, et see, kuidas me enda jaoks puhkust defineerime, et ka kui meie arvamus on see, et puhkus on see, et ma pean vedelema, siis me nagu lähme seda tegema jälgimata või teadvustamata, kas annab seda tulemust, mis me arvame, et see justkui peaks andma. Ja nii mõnigi kord, ma olen ise palju saanud seda tagasidet, et ma kuidagi teen üle, panen üle kõike liiga palju, et ma see küll jätkusuutlik ei ole nii tempokalt elada ja ma ise olen mingid, mul on päris hea nagu, päris tükk aega on päris hea ja just sellepärast, et mõne inimese jaoks võib-olla see, et ta läheb aeda muru niitma kõige lõõgastavam asi üldse või koristama või ongi lastega seal mängib. Mõni vaatab kõrvalt, et oh my god, ma ei jaksa, mul kopp ees nendest lastest nagu jätka, see on nii väsitav mu jaoks, on ju. Ja mõne teise jaoks see on nii mõnus puhkus või see trenni tegemine või taskuhäälingute salvestamine, et see annab energiat, mitte ei võta. Et me võib-olla natuke mu mõte liigub tagasi sinna, et mulle tundub, et me võiksime ise endale puhkuse ära defineerida. Et võib-olla me ei suudagi seda ise või siin kolmekesi kõigile ühtselt paika panna, aga võib-olla see ongi ka ühe individuaalne töö seda enda jaoks läbi mõtestada ja leida, et mis mul siis tegelikult sel hetkel vaja on. Ja kui sa oled stressis on ju, ja sa oled väsinud, siis näiteks see leidlikkus, et ma üldse mõtlen välja, mis praegult võiks mulle mõjuda nagu kuidagi sümpaatselt toetavalt. See on omaette väljakutse, see on ka ju probleemi lahendus tegelikult, see on nagu järgmine nagu asi. Ehk siis sellepärast mulle meeldivad nagu võib-olla
nagu, ma arvan, et see on väga nagu nutikas lahendus on see, kui me eostame endale mingi nimekiri asjadest, on ju, et kui ma olen stressis ja väsinud, siis vali siit midagi nimekirjast, et mitte see peab ka nullist mõtlema, et nii, milleks mul on täna jaksu, mis on asjad, mis mul isegi tule meelde asjad, mis mulle muidu meeldinud, vaata, mis iganes, et see on jälle, siis ongi lõpuks see, mis ütlesid ka, et me kuidagi läheme kõige lihtsam vastu, mis pole halb, ma arvan, et see on väga fine, kui see päriselt aitab, et me teeme seda kõige nagu baastaset, on ju. Mina näiteks, mul oli üleeile õhtul, mul tõesti hästi raske nagu töönädal oli väga intensiivne, väga pikad päevad ja väga nagu mitmel tasandil kuidagi. Ja siis ma teadsin, et minu kõige mõnusam asi, mida ma ootasin pikalt, ma vaatasin mingit lolli 2008 aasta rom-commi ja scrollisin samal ajal Instagramis ja ma tead, ma ütlesin sõpradele enne, et ma panen see filmi peale, ma hakkan scrollima Instagramis samal ajal ja see oli nii kaif, see oli täpselt see, mida ma tahtsin sel hetkel. Mõnel muul hetkel see tunduks mulle olevat kõige nagu, ongi nagu raiskamine, tekitab kärsitust, mingit frusa, aga sel hetkel ma poleks never läinud mingile matkale õhtul nagu ma ei lähe tegelikult ju nagu ühesõnaga ma tean, et seal ongi nagu erinevad tasandid, on ju. Ja see on see, mida ma mõtlen, et see andeks, et lase sulle seda. Kas kolm on liiga palju inimesi? Võtma seda mikrofoni. Pole hullu, ma saan eraldi üksiga siin saateid teha, kui ma tahan. Salaja kellelegi ei ütle. Sinu mõtted on ka olulised, Sandra, sa võid neid jagada. See on meile väga tähtis. Ma jäin lihtsalt mõtlema see, et see ongi ju küsimus, et millist puhkust sa parasjagu sellel hetkel vajad. Et kas on see sotsiaalne puhkus minu jaoks, kuna mu töö on hästi seotud teiste inimestega, siis mulle meeldibki, minu puhkus ongi väga tihti see, et ma tahan olla üksi. On see puhkus kohustustest. Mina arvan, et lastest peab ka puhkama. Et sul et lihtsalt see, et see ei tähenda, et sa armastaks oma lapsi kuidagi vähem, vaid see, et sa korraks oled kohustuste vaba, et sa ei pea kellegi eest vastutama, vähemalt korraks. Et jah, Merilin nõustub minuga. Või on see, ma ei tea, on emotsionaalne, vaimne puhkus, et neid on nii erinevaid. Et see ei pea olema all in one nagu, et kõigest eemale ja nüüd ei tee mitte midagi, täpselt see, et olen ainult diivanil pikali, vaid et mida sinu keha, mida su aju praegu vajab, aga see jällegi ju, täpselt nagu sa ütlesid, et see nõuab seda, et sa suudad seda korraks analüüsida. Just. Mulle meeldib see lastest puhkamise teema. Elen nagu naljakas, kuidas meil on mingid topelstandardid minu meelest või kuidagi, et näiteks mulle tundub, et suurem osa meist ei kujutaks ette, et me 24/7 näiteks oma sõpradega peaks koos elama ja olema. Ja see tundub meile nagu ebaloogiline ja tundub, et normaalne, et me oleme koos, meil on tore ja siis kõik lähevad oma eludega edasi. Suur osa meist saavad aru, et ka näiteks partneriga koos olles, et on vaja mingit üksinda aega, see on kuidagi loomulik ja võiks olla oma hobid, oma käimised, oma tegevused, aga siis, kui on see, et keegi ütleb, et kuule, lastest võiks võtta eraldi aega, ma olen ju halb ema siis või halb lapsevanem, mis mõttes nagu, siis ma ju ei armasta neid, et järsku nendega meil on nagu, see tundub täiesti mõistuse vastane ja kuidagi nagu ebamoraalne. Viskan teile järgmise küsimuse. Kui palju me peame puhkama? Nagu minutites tahad või? Ma tahaks minutites definitsiooniraskaga tuleb välja vanusgruppidena kui palju, et kas te ei teinud tänaseks analüüsi? Mis on see, kus ma saan aru täpselt, et mul on nüüd on vaja puhkust? No see on võib-olla natuke teine küsimus ka, kui see, et kui palju meil on vaja, et küsimus, et millal on ju nagu natuke nagu võib-olla isegi lihtsam aru saada. Või selle sõltub nagu igalühel oma indikaatorid, on ju, mina olen ära õppinud, et on mingisugused märgid minu käitumises ja minu mõtetes, mis annavad märku, et mu aju tegelikult juba töötab nagu üle tuuridel. Üks on see, et ma ei viitsi näiteks bioprügi sorteerida. Kui ma viskan bioprügi tavaprügikasti, järelikult ma pean nagu astuma sama tagasi mõtlema, et mis toimus, et kus praegu, sest et tegevus on ju sama, nagu liigutus on sama, aga millegipärast see nagu ajukoorem on see, mida ma proovin nagu vältida kuidagi. Teine on see, kui ma hommikuti näiteks voodit ära ei tee, et mingid sellised asjad hakkavad nagu kuidagi kuhjuma, ma saan aru, et nüüd on vist nagu ma tegelikult juba liigun üle tuuridel, et see ei ole jätkusuutlik enam foon. See võttis kõigest 2 läbipõlemist, et seda nagu hakata aru saama, mis need esimesed nagu süütud sammud on. Aga minu jaoks vist, nagu kui ma ainult endast räägin, siis kõige lihtsam nipp ongi see, et ma lihtsalt tean, et ma ei tööta õhtuti, kui vähegi võimalik, kui ei ole mingi erandala koolitus on õhtul, see on nagu teine asi. Aga üldiselt, kui ma panen arvuti umbes mingi kell 4 päeval kinni, siis ma rohkem arvutit lahti ei tee näiteks ja nii ongi, et see on kõige nagu lihtsam.
ja nüüd on lihtsalt saab seda süümekatet lõpuks teha, võttis ka aastaid aega, et seda niimoodi nagu... See on kohe suur teema, millele me läheneme. Aga kui palju puhata, no see, mis alguses vaata see nii-öelda viimane küsimus, mis te esimesena küsisite, et kas saab ka liiga palju puhata, et ma jälle ütlen, kui see vaev või see ei tekita ja vastupidi, kui sa ikkagi tunned, et sul nagu elukvaliteet on veel nagu madal, näiteks, et su uni on ikkagi kehv, sa tunned, et nagu ikkagi siukse mõte, mis point sellel kõigel on, nagu mida ma nagu vehklen, kas ma mingi eduelamust ei teki näiteks, eks ole, uudisimu ei ole, toredad asjad tunduvad olevat tüütud kohustused, mille jaoks ei jagu tegelikult aega, pidevalt on kärsitu olla. Ma vaatan liikluses ringi näiteks on ja vaatan inimesi, kes nagu tõesti, keda ajavad närvi need, kes sõidavad nagu kaks numbrit üle piirkiiruse, kuna see on liiga aeglane, ma tahan minna kiiremini, mul on vaja jõuda, kõik on mul ees, kõik jäävad pinda. Tegelikult ei ole sul kiiret, aga su aju ütleb, et sul on nagu kogu aeg on vaja nagu minna. Et sellised, kui see veel kestab, järelikult on vaja veel nagu intensiivsemat puhkust lisada ja jälle mitte nagu see kindlasti, et reispuhkus, mitte see spa puhkus, vaid ka neid hetki päevas on, et me tegelikult, mis me võib-olla seni oleme rääkinud hästi palju mingid puhkuse nagu perioodid, vaata, me oleme rääkinud, et päev, nädal, aga ideaalist me saame puhata nagu kord tunnis selles mõttes, et see on ka oluline, kuidas korra välja lülitada. Ma arvan, et näiteks siin, kui enne rääkisid ekraanidest, minu jaoks nagu Instagram näiteks, minu nagu kureeritud feed, mis mulle tuleb, mis on mul väga läbimõeldud feed, mis mulle tuleb, ta on super hea puhkus mulle, ta on nagu nii jõustav, ta on nii lõõgastav, ma saan teha 3 intsa, mul on nagu parem olla kui enne. Nii et jälle, et seal on nagu selliseid nagu nippenõkse ka, et kuni on ikkagi tunne, et elukvaliteet on veel kehv, elupoint on nagu silmest ära kadunud, järelikult vajad veel puhkust, ütleks võib-olla. Nii huvitav, mul kohe veel, ma hakkasin mõtlema, issand, oot, mul on ka need märgid, et kui ma enam õhtul näiteks ei pane näokreemi, täiesti süütu asi. Ei, ma ei pane, sest ma ei pea seda panema. Ma ei pea tegema kõike, mis mul siin on kodus. Mida ma olen otsustanud, et ma teen, ma ei pea iseenda vastu hakata nagu võitlema nende heade asjade vastu, et ja teine mõte, see tõesti, mul on isegi pandud siia endale kirjad, mis minu jaoks muutis ka see 3 aastat tagasi, kui ma ise läbisin ühte koolitust ja seal oli puhkuse teema ja küsimus oli, et aga kuidas sa puhkad iga aasta, iga kuu, iga nädal ja iga päev? Issand, oota, kas ma pean iga päev puhkama või? Tüütu, mul ei ole aega nii palju. Mul ei ole aega nii palju. Ja siis ma hakkasin seda mõtlema, issand tõesti, et me paneme telefoni laadima iga õhtu. Mõni paneb iga hommik ka, kui ta nüüd otsas scrollid. Me täidame autot kütusega ja nii edasi, et regulaarselt, et miks me siis ise võtame selle, et vot nüüd see ma ei tea, nädala aastas või 1 nädalavahetus, et tõesti, et kuidas ennast laadida iga päev. Ja mulle nagu meeldib veel väiksemaks minna, mis sa ütlesid praegu, et iga tund, et iga kuidas leida see 1-2 minutit, et kuidas laadida ennast. Ma mõtlen lihtsalt korraks veel seda, ma ei tea, kuidas teil näiteks on praegu siin vestluses, et kas pigem käib mõttes töölt puhkus? Või millest, et sa korraks ütlesid, Merilin, et näiteks seesama, et õhtuti tööd ei tee või näiteks, et ma ei tea, et nädalavahetuseti tööd ei tee või ekraanides ei ole, et me hoiame mingid piire. Minu enda jaoks mingil hetkel oli kuidagi sinna üllatus või sinna uus nagu arusaamine, et sama tasakaalu, et puhatakse sageli või puhkusest räägitakse töö kontekstis. Me peame tööst puhkama. Aga just seesama, et vahel mulle tundub, et me ei teadvusta, et me peame puhkama ka sotsiaalsetest suhetest või mingisugusest, täpselt lastest või nagu mingitest teistest eluvaldkondadest ka. Ja mul endal näiteks, viskan võib-olla küsimuse teile õhku, et ma vist korra jagasin varem ka, et näiteks töövaldkonnas ma olen õppinud juba päris hästi ära tajuma neid märke või seda aru saama, et kuna on veidi liiga palju või kus on mu piirid või kuidas seda tasakaalu seal hoida. Ja mingites teistes eluvaldkondades vahel mul on seda nii palju raskem ära tajuda. Ja võt siis ma avastangi alles hiljem, et oleks olnud vaja näiteks rohkem üksi aega või oleks olnud või pidanud kuidagi teisiti. Millal sa saad aru või mille järgi saad aru, et sul on lastest puhkust või? Kuidas see käib? Aga siin elu kontekst. Siis kui nad hakkavad mind juba närvi ajama. Jah, siin kõik need erinevad väiksed märgid ikkagi. Täpselt see, et kui sa oled närviline mingites olukordades, kus sa muidu ei oleks või kogu aeg tundub kiire, et ma pean kogu aeg tegema, aga siis saad aru, et tegelikult ei ole asjadega kiire, et mis kvaliteediga sa ka erinevaid asju teed. Ja mulle väga meeldis, mida ma olen kasutanud oma koolitustel, mille ma varastasin sinult, Merilin. Kui tuus. Ja see piimapaki test.
ma ei tea, kas sa mäletad seda, sa jagasid seda ühes laagris, meil oli mitte midagi tegemise laager, kus me tegime hästi palju. See oli väga hea, see irooniline oli see olukord. See oli irooniline laager. Aga see, et kui sa lähed õhtul, või tahad ise rääkida, räägi ise see, mis ma nüüd ma võin ise. Ja räägi ise oma see, mida mina kasutan. See oli seal läbipõlemise ja stressiskaala vist nagu sellise juures on ju. Et kui sa, et siuke hea indikaator, et kus sul parasjagu selle nagu mõnusa, magusa nagu pingetasandiga elus on see, et kui sa loivad näiteks, oled olnud diivanil pikalt siuke nagu, mis iganes, loivad külmkapi juurde, ukse lahti vaatad, mine metsa, mul ei ole piima nagu kohvi peale. Ja see mõte, et ma pean minema poodi, et see on lihtsalt nagu nii, see on nagu, pean püksid panema jalga, see tundub olevat nagu minu viimne energia läheks nagu sinna, et minna poodi võtta piima. Ja teine siis alternatiiv on see, et sa näiteks tuled koju, ma ei tea, töölt, teed ukse lahti ja mõtled, pagan, piima ei ole. Suva, ma käin poes ära. Ehk siis olukord on sama, piimapakki pole, aga see, kui palju sul justkui võtab see nagu enerksi või nagu seda nii-öelda valmisolekut, et see on hästi-hästi erinev nagu reaktsioon. Et ühes olukorras just tundub, et see on nagu, see on viimne piis karikasse. See piimapakk seal on nagu see, mis nagu nüüd on. No nüüd on nagu läbi, mõni teeb ukse lahti, hakkab nutma, on ju. Et see on nagu, see on see nagu koht versus see, et väike probleem, aga juba on lahendus olemas, teeme nagu ruttu ära selle, et võib-olla jah, see nagu reaktsiooni kiirus mingitele sellistele pisikestele nagu takistustele on see, mis mind võib-olla ka nagu kuidagi, mida ma tõlgendan oma elus tihti. Aga lähme kõige olulisema teema juurde siin puhkuse juures, kui ma küsisin ka enda jälgijatelt, et mida te tahate teada puhkuse kohta ja mida on kuidagi hästi palju üles tulnud, et kuidas siis süümepiinadeta puhata. Et me teame, et puhkus on oluline, me teame, et te nüüd erinevatest asjadest puhkust, aga kuidas seda päriselt teha nii, et ma ei tunneks ennast halvasti? Halvasti kelle ees? No vot, aga me tunneme halvasti, me tunneme, see ongi nii ajuvaba, et nüüd ma ei teinud eile õhtul mitte midagi ja tunnen ennast halvasti, ma ei teinud mitte midagi. No see ongi ju üks asi, kui ma rääksin enne, mis on need pisikesed märgid, et aru saada, kas mu aju töötab veel nagu mõistlikult või tegelikult juba üle. Mu sisekõne, mu enesekõne muutub hästi meeletult. See on üks märguanne, kui ma iseenda tegevust oma peas hakkan kommenteerima läbi siukse mõnituse, materduse, kritiseerimise, järelikult on lappes, täiesti lappes mingi asi. Kui mu enda sisekõne peas ütleb mulle, muidugi, tore, sa oled väärt seda, see on väga hea mõte sul, jumal hästi tegib praegu, nii kihvt, et niimoodi otsustasid, järelikult on hästi, mis ongi selles mõttes nagu eluiroonia või siuke paradoks isegi, et mida väsinum ma olen, seda vähem ma nagu arvan, et ma väärin seda puhkust, mida parem mul on olla, seda rohkem mul on tunne, et issand, muidugi ma väärin seda nagu seda hetke ja issand, kui tore, ma otsustasin praegu enda nagu kasuks ja nii edasi. Nii et see süümeka vaba, see ikkagi hakkab pihta sellest, et see enese kuvand üldiselt ka, see, mida me ise oma elus tõlgendame või keda me kadestame, mida me tõlgendame nagu edukusena, see on seal juures, mida me tõlgendame läbikukkumisena, on ju. Et mul on tunne, et üks asi, mis on läinud küll paremaks ja ma olen ikkagi siuke paadunud optimist selle koha pealt ka, et veel ütleks 10 aastat tagasi oli mul on tunne siuke kõrghetk, selle läbipõlemise ülistamise kõrghetk oli umbes siis, kus megatuus oli see, kui said kokku inimestega, ütlesid, tead, ma olen nii sodi, ma olen nii väsi, ma olen nagu nii vähe magamist, ma enne siin tegin naljaga, et nii vähe maganud ja nii palju tööd ja kõik on mingi vau, nii äge, et järelikult on edukus on lähedal. Nüüd ma aru saanud, et edukus oli müüt kui selline, ehk siis enda nagu kahjustamine mingi hägus eesmärgi nimel tegelikult ei vii meid selle eesmärgi poole, eks ole. Nii et nüüd on nagu paremaks läinud sellega, et need süümekad on ikkagi vähem. Mulle tundub mõnes mõttes nagu, see võib-olla on tegelikult vale, ei ole vähem, aga kuidagi on nad muundunud vähemalt, et me enam ei taha läbi põleda, ka ei taha seda, ka kõik saavad aru, et see ei ole see, mida me nagu saame nagu kiita, aga mul on nagu tunne, et me ei tohi nagu me ei luba jah endale seda, et meil on nagu hea olla. See on võib-olla see süümekas seal taga, et me ikkagi natuke peab ikkagi seda kannatust olema, natuke peab pingutama, sest teised ju pingutavad või kuidagi on tunne, siis me kõik nagu valetamegi, et me kõik rämedad pingutame kogu aeg või me pingutamegi, et me pidevalt teeme tööd. Keegi võiks olla siis see, kes murrab siis seda müüti, ütleb ausalt, ma ei tea, mina olen nagu ülimõnusat iga päev võtan rahulikult, teen mõni tunni teen tööd ja siis loen raamatuid ja siis käin õues jalutamas ja päris mõnus on olla, kui hakkas rohkem neid hääli olema, siis neid süümekaid oleks ka vähem, ma arvan. Ma vastasin umbes 4 asja nagu korraga täitsa hägusalt, sorry. Ma tegin just ma teen neid online nagu kursusi ja ma tegin just läbipõlemise teemal seda kursust ja seal üks osa oli see, et ma nagu kogusin kokku läbipõlemise teemal erinevad müüdid, mis liiguvad või seal hulgas, mida ma olen ise rohkem kuulnud ja mulle tundub, et üks osa sellest on see, et meil on ikkagi nii palju, et selliseid neid hoiakuid, et üks asi juba seesama, et mis asi see edukus on ju. Ja kui hakata siis küsima, et okei, et näiteks kui sa oled väga-väga rikas, aga täiesti üksi,
kas sa oled edukas, siis järsku inimesed on mingi, ei vist see mulle ka ei meeldiks. Või kui sa oled väga-väga edukas ja 50-selt oled nagu südamehaige, sügavas depressioonis, võtad kilode viisi ravimeid, kas sa oled edukas? Ei, ma vist ikka nii ka ei tahaks, on ju. Et üks asi see, et me ei defineeri ära seda edukust justkui ja me ei vaata seda suurt pilti, et kui sa meil on ikkagi nagu selles mõttes, me mängime ju nullsumma mängu, on ju, et meil on kogu aeg mingisugune pott ressurssi, mida võtta ja kui me paneme ühte korvi hästi palju, siis me teeme seda teiste korvide arvelt. Ja mulle tundub, et see, et me tahame kõik olla seal mäe tipus, aga me ei taha ronida. Ehk siis et me vaatame, et keegi nagu on jube nagu edukas ja siis me näeme seda ühte õnnestumise hetke või seda ühte valdkonda, aga me ei teadvusta seda suurt pilti, mis ka vahel võib-olla aitab selles nagu hustle kultuuris ellu jääda, et aru saada, et aga kui ma sinna panen hästi palju, siis mille arvelt ma seda teen. Ja või näiteks müütidest rääkides, et ma ei tea, et enda erialal kuhugi jõudmiseks peab olema hästi raske. Ja enda hästi palju liigub ka seda sellist, meil on selline startupi kultuur ja kõik see ja kuidagi see stereotüüpne, võib-olla isegi tegelikult ka reaalsuses ma olen näinud, et see väga sageli nii ongi. Et ongi, me elame kohvi ja suhkru peal ja nikotiini peal ja magame 4 tundi ja hustle ja me siin ehitame ükssarvikut ja mingi kaasame rahasid ja see on nagu cool ja seda teemegi, nii peabki olema. Et sa ei saa olla edukas, kui sa magad 8 tundi või sa ei saa seda ükssarvikut, kui sa esmaspäevast pühapäevani kogu aeg nagu hullu ei pane, on ju. Ja kui ma selle peale mõtlen, siis see on ju absurdne selles mõttes, et kui võtta nagu pikas perspektiivis inimesed, kes on päriselt nagu oma asja teevad nagu hästi pikaajaliselt ja on nagu püsivad nii-öelda, kas või ka erialases mõttes tipus, sinna jõudmine enamasti inimesed nõustuvad, et see võtab natuke aega. Et väga raske on niimoodi, täna otsustan, et ma tahan saada väga heaks, ma ei tea, psühholoogiks ja siis homme juhtub, on ju. Tavaliselt inimesed saavad aru, et see peab olema sinna kasvamine, ehk see võtab aega. Ja mis tähendab seda, et ma pean suutma olla pika aja jooksul järjepidevalt tegutsemises. Aga kui ma põletan ennast läbi, siis ma olen ju töövõimetu. See ei ole loogiline. See lihtsalt ei ole loogiline. Ma arvan, et see loogikaga ongi alati väga vähe nagu pistust ja selles mõttes on ju olnud. Ja mul vahepeal et kuidas puhata süümeka vabalt, mulle vahepeal meeldib ka natuke provotseerida inimesi sellega, et see puhkuse teema, nagu ma enne korraks ütlesin ka, et mulle tundub, et see on inimesed tajuvad seda sellise nunnu, vatine, roosa, et kuskil mingid psühholoogid räägivad, et inimesed peavad puhkama, aga mina ikkagi teen siin äri. Mina teen siin tööd, mul ei ole aega, et las need kuskil keegi puhkab, aga mina hakkan siis puhkama, kui mul on aega, sest mul on siin nagu ikkagi tähtsad asjad vaja teha, on ju. Ja vahel mulle kuidagi meeldib seda keerata teistpidi, et kuule, et kui sa oled võtnud endale mingi tähtsa rolli, ma ei tea, nii rikas roll näiteks, et olla ema või nii sa reaalselt sa vastutad elude eest või kui sa oled mingi ettevõtte juht või omanik või teed mingit väga tähtsat asja, on ju. Sa oled otsustanud võtta endale nii palju koormust ja otsustanud tegutseda asjas või nagu valdkonnas, mis nõuab nii palju sinu kognitiivset peapingutust. Sa ei saa endale lubada, et sa ei puhka. Sa ei saa lubada endale, see ei ole nagu valik, see on sellise nagu selle valiku ja vastutuse võtmisega kaasas käiv kohustus. Sellepärast, et kui sa ei puhka, sa ei maga, su mälu on kehv, su tähelepanu on kehv, sa ei suuda olla loov, sa ei suuda performida sellel tasemel, mida sa oled lubanud teistele, et sa performid, ehk siis sa ei saa lubada endale seda, et sa ei puhka. Aga kas seal ei olegi see vastuolu, et kui ma teen seal kõrgel kohal või teen nii palju, et siis tundub, et siis ma peangi olema väljapoole nii tugev ka, et ma saan kõigega hakkama, et see puhkus on mitte ma nii arvaks, on nõrkus, jah, et kui ma nüüd veel issand, aga siis ma lähen ja magan või lähen ja puhkan nii palju, et et siis ma ju ei saa hakkama asjadega. Samal ajal, ma natuke, ma ei tea, kuidas teiega, aga kohati mulle tundub, et kui ma mõtlen enda peas, hakkan looma mingit nagu kujutlust või stereotüüpi mingist sellisest pikaajaliselt edukast näiteks juhist või mingist, kes on nagu olnud tükk aega, ta on nagu terve, hea juht, siis minul kuidagi tuleb, et ta on sinna
tasakaalukas, värske, uute ideedega ja väga sageli mulle tundub, et need inimesed, keda ma olen ka kõrvalt näinud, on sellised, kes nad väga hoiavad enda piire. Nad ütlevad julmalt välja, et meil on koosolek tund aega ja siis on kogu lugu. Nad julmalt ütlevad, et ei, mul on kell 4 on lastevanemate koosolek ja ma olen seal. Ei, ma lähen 1-2, ma olen trennis. Ja tegelikult tavaliselt inimesed on tõesti tegelikult nagu niimoodi. Et seal on mingi veider paradoks. See on nii põnev, ma tükk aega kuulis, ma olin nii pikalt vait, kas võin taha panin, oh my god, see oli nagu vist rekord mul elus üldse. Aga ma hakkasin kohe mõtlema, et nii kui me rääkisime sellest, et kuidas süümek peab puhata, me läksime umbes nagu vähem kui minutiga, läksime siis sõnade juurde nagu edukus ja siis juhtimine. Ehk siis, et tegelikult, et see jätab nagu mulje, et need kõik on nagu üks suur nagu punt, on ju. Enami, ma arvan, et see läheb natuke sinna, et me ei meeldi kõikidele inimestele, kui see nagu teadmine sisse võtta, selle elu läheb lihtsamaks, eks ole. Enamik meist ei saa kunagi juhtideks. Ehk siis enamik meist ei pea kunagi tulema nagu ka selle nagu vaate, nagu nii-öelda selle siis positsiooniga nagu maadlema, et kuidas olla edukas juht, mul on nii rämedalt vastutus. Enamus meist teevad lihtsalt tööd ja põlevad selle juures läbi. Et kuidas, et meil on nagu ongi see edukuse müüt ikkagi nii nagu on kuidagi sees, et me kõik me peame justkui nagu pürgima sinna, et võimalikult palju saada vastutust, võimalikult kõrgele jõuda kõikide teiste vaatevinklist ja ma hakkasin mõtlema, et nii tore mulle tundub, et praegult on kuidagi saanud popimaks ikkagi siuke downsize imine igatpidi ka, et jälle see on minu see mingi optimism, mis näeb mingit valguskiirte, keskendub sellele, aga igas mõttes downsize imist väga paljud inimesed tulevad ära ikkagi väga tulusatelt töödelt, väga suurtelt karjääriredelt, et teevad nagu mingid muutuse, et saada rohkem aega näiteks perega, sõpradega, lastega. Väga paljud inimesed müüvad maha oma suured kodud, et kolida väiksemasse koju, et oleks vähem mingit kohustuste jura. Et mul on tunne, et see on jälle mingi liikumine, mis on õnneks nagu tulnud nüüd vastandina ikkagi esile, et me oleme aru saanud, et see nagu edukuse nagu nagu ideaal kui selline või see surve saada edukaks tegelikult ei kanna, sest enamik meist nagu ei vasta sellele nagu klassikalisele edukuse definitsioonile mingil hetkel, kus sul on nagu juhid hästi palju inimesi, sul on hästi palju alluvaid, sul on ropult raha, sul on hästi kiire. Me tegelikult nagu ei viitsi nagu ei taha nagu niimoodi. Ma väga naudin seda, et ma teen tegelikult nagu 4 tundi päevas tööd ülenda ja loen oma romantesid nagu. mulle see pakub nii palju rohkem tegelikult nagu elu lusti kui sellist, et mulle tunne, see downsize imine on nagu väga hea vastus praegult olnud vastu ka sellele kõigele, sest isegi meie siin tõesti, kui me jõudsime nii ruttu edukuse ja juhtimise teemani, kui me räägime puhkusest, need tegelikult ei ole ju nagu, need ei peaks nii ruttu kokku käima meie peades, need nagu eri nagu otsad on ju. Oi, kui mõnev. Ma viskan siin ühe küsimuse, ühe kuulaja küsimuse, et kuidas lubada endale puhkust, kui keha ja meel ütlevad, et on vaja, aga elu ütleb ei saa? Merilin pani silmad kinni, hingab sügavalt sisse ja välja ja tundub, et siit tuleb mingi väga hea vastus. 5 nippi, kuidas seda teha. Aitäh pinge üleskruttimise eest. Ma lihtsalt seal on nii palju asju, ma tahaks nagu kõik need sõnad ükshaaval korra nagu läbi lahata. Kui keha ja aju ütlevad, et on vaja puhkust, ehk siis arvatavasti tervis kannatab, suhete kvaliteet kannatab, töö kvaliteet kannatab, mis iganes, siis mu küsimus on, mis siis seal elus saab nii hädavajaliku olla, milleta tegelikult ei saa. Me enamjaolt, mul on tunne, et me kipume hädavajalikku nagu sinna komplekti või kompotti panema liiga palju asju. Panen siia näite, mis on hästi banaalne, see tegelikult ei ole kõigil nii kodus ei ole, aga paljud ütlevadki, et ma olen nii sodi, iga päev peab nagu põrandeid pesema. Mis juhtub, kui sa ei pese? Mitte midagi. See tegelikult ei ole hädavajalik tegevus, see on nagu nice to have, vaata selles mõttes, et nii tore on, kui ei kleebi, kui sa kõnnid, aga tegelikult midagi ei juhtu, sa ei ole läbi kukkunud, elu ei jää seisma, homme on see põrand samasugune, võid teha ülehomme ka, kui tahad. Et mul on tunne, et see, et elu ei luba võtta puhkust. Ma saan natuke aru, seal on kindlasti asju näiteks, kui sul on lähedastel, ütleme, sul on hoolduskohustus oma vanemate suhtes, sul on nagu mingisugused, sul on mitu kriisi korraga põleb, mis on nagu seotud teiste inimeste heaoluga ka, et loomulikult meil on nagu mingi asi, kust me ei saa nagu järele nagu anda väga palju, aga siis kas või nagu mingid sellised asjad, et võta siis maha seda, et sa ei pea iga päev sööma 3 korda nagu kirevat toitu, on ju, sa võid süüa, söö seda, mida saad, peaasi, et kõht on täis, võta siis sealt korra nagu maha, võta nagu maha asju, mis tegelikult nagu on paindlikumad, kui võib-olla esialgu tundub, et mul on tunne, et me väga tihti nagu alguses rääkisime ka, et kui sa oled nagu väsinud stressis, kõik tundub hästi oluline. Kõik tegelikult ei ole hästi oluline, et see, et elu ei luba, ma tahakski teada, et mis see elu tegelikult on ju selles mõttes, et olmeadmin lubab alati.
kodune, et meil ka lapsed lubavad alati rohkem multikaid, rohkem spagette ja elu on jumala nagu fine, vähemalt mitu päeva sul tegelikult, nad on paindlikumad, kui on rohkem aega, kui on parem olla, siis teete midagi muud, eks ole, sinna kõrvale, et meil on jälle see surve teha igas valdkonnas nagu maksimum kõik see, mida on võimalik teha, saamata aru, et kõik, mida on võimalik, ei pea tegema, et seda nagu võib-olla mõtteviisi ka, aga jälle ma nii empatiseerin sellega, et kui su ümber, kui sa ei näe nagu eeskujusid selle koha pealt, kuidas lasta minna mingitel eluasjadel, mis iganes siin ellu kuulub, siis väga raske on ka nagu seda ise kuidagi hakata nullist tegema, eriti kui ümbergi kõigil jutumärkides tuleb välja, see kõik hästi lihtsalt on ju. Aga jälle tööl raudselt tegelikult on asju, kus sa võid nagu teha nagu 50% panusega, mitte 100% panusega kodus. Saad teha 10% panusega mingeid asju suhetes samamoodi öelda inimestele, et kuule, 2 nädala pärast olen tagasi sõber. Minu olen oma sõpradega teen väga tihti seda, kui mul on rasked nädalad, siis ma ütlen kohe alguses see nädal, ma ei jõua teie voice'i kuulata, ma ei jõua öelda, et pühapäeval suhtleme nagu, et ühesõnaga tegelikult annab nagu järeltuli ka poolt. Probleem on selles, kui me tunneme, et teised hakkavad vihkama meid, kui me teeme seda, mis on jälle nagu tuleb meeles hoida, et mõte ei ole fakt, tunne ei ole fakt, et on sul mulle ka argument, et nad vihkavad sind, kui sa näiteks ei suhtle nendega 2 päeva, on ju. Et jälle, et ma tahaks teada, mis seal elus on ja ma tahaks öelda, et see inimene arvatavasti on väga stressis, kui ta küsib niimoodi, millega ma väga empatiseerin, aga tõenäoliselt maailm ei jää seisma, kui ta teeb kõike poole vinnaga ja see vist ongi. Pluss siis, kui kehaju otsustavad, et sul on aeg puhata, see kas puhkab praegu või puhkad pärast 4-kordse ajaga, kus kõik, siis kukuvad kõik taldrikud maha, kui sa ikkagi pead olema 8 kuud haiguslehel läbipõlemisega, siis on ikkagi päris nagu raske juba nagu mitmes mõttes, et pigem teha siis, kui sul on esimesed märgid on ju ilmnenud. Ja kui sa saad ise valida, millal sa seda teed või kuidas. Ma tahaks korra, et sa puudutaks veel ühte, mina tean, mida sa räägid, aga seda, et millised eesmärgid me ise ajule seame ja kes sellest võidab, vihje saapad, et kes sellest võidab, kui sina puhkad. Mulle meeldib, et Sandra on käinud mu koolitustel, sa saab mulle öelda. Ja millest sa räägid? Ma tahan öelda sulle, millest sa räägid. Ei, see on lihtsalt nagu nii tore mõte minu arust, mis muudab jälle seda, et nad toob nagu kergust sellele, et kui me vaatame, et mitte ainult kõik on nii raske, nüüd peab puhkama, nüüd kella 5 alates hakkame puhkama, aga läheneda ka sellele natukene loovalt ja võib-olla mänguliselt, et mis eesmärgid me ise anname ajule, mis on täna tõesti oluline, et ma ära teen ja kes sellest veel võidab. See on see produktiivsuse nagu paradoks, mis meil on, eks ole, meil on tunne, et kõik on produktiivne, aga jälle nagu ka sõnaga puhkus, me oleme täiesti valesti defineerinud, mida tähendab produktiivne. Produktiivne on tegevus mingi tulemuse eesmärgil, eks ole. Ehk siis ma teen midagi, et oleks see tulemus. Me oleme sidunud ära produktiivne sõnaga siis näiteks raha või edukus või karjäär, eks ole, või teised inimesed, aga see võib olla ka palju nagu olmelisem. Näiteks, kui me võtame selle sama olukorra, mis siin enne on läbi kõlanud, et sa oled diivanil, vaatad Netflixi, siis ütleme, ühiskondlikult tundub mega ebaproduktiivne tegevus, mida teha. No see on ju fail, täielik läbikukkumine, sa ei lähe edukuse poole mitte kuidagi niimoodi, aga mõtle, kuidas see tegevus, kui sa oled diivanil, vaatad Netflixi, kuidas see on siis produktiivne või kasulik näiteks sinu koduloomadele. Et nemad arvatavasti on nagu ropult õnnelikud, kui sa nagu oled seal ja kratsid neid samal ajal, kui sa nagu vaatad seda imeliku romkomi sealt telekast, on ju. Kuidas on sinu kodus diivanil horisontaalne olemine nagu kasulik sinu jalanõudele? Ma ütleks, et see on ikkagi päris hea, kui me neid iga päev ei kuluta, eriti praegu, kui linnatänavad ei ole veel puhtaks tehtud sellest nagu killustikust, on ju. Väga hea finantsotsus. Väga hea finantsotsus, Kristi Saare nagu kindlasti rahul sellega. Ole diivanil pikali ja sa ei pea niidid saapaid ostma. Ja ka muid riideid. Ja ka muid riideid. Ole paljalt sealt. Okay. Suurepärane, aga noh, jälle, ja või siis nagu kasvõi see, et kuidas on keskkond tänulik, kui sa näiteks täna oled diivanil, mitte näiteks ei lähe, ma ei tea, autoga liiklusesse, ei lähe tarbima mingisuguseid tooteid, ei lähe poodi ostma plastikus nagu asju, eks ole, et me nagu unustame ära, et see produktiivsus kui selline, et see tulemus, mille nimel nagu tegutseda, võib olla ka muu kui siuke megakapitalistlik, see võib olla ka inimlik, see võib olla ka nagu sotsiaalne, ma ei tea, palju on uuringuid tehtud sellest, et ka taimed on õnnelikud, kui sa räägid nendega nagu toredalt, on ju, et natuke laiendame siis seda, mis on see tulemus, mille nimel me tegutseme ja kui see on nagu väljaspool mingisuguseid tööasju või mingid sellised ühiskondlikke nagu justumärkides nagu saavutusi või nagu verstaposte, võib-olla siis on lihtsam aru saada, et see on megaproduktiivne tegevus, et see on ju
seda on nii palju igasuguses klišee vormis kui on sotsmeedias seda, et nagu puhkus on nagu radikaalne produktiivsus põhimõtteliselt või selline, et sa peadki aeg-ajalt võtma nagu sammu tagasi, et sa saad nagu tegutsema hakata. Aga mulle tõesti tundub, mina näiteks väga nagu tajun seda, et kui ma olengi seal diivanil pikali ja loen oma mingit raamatut, siis ma mõnikord tunnen füüsiliselt, kuidas mu keha lihtsalt nagu nurrub mõnust. Et ma saan aru, et mu keha on nii vajas seda, et täna ma ei tee neid asju, mida ma tegelikult jutumärkides peaksin tegema. Et jälle, et me peame ümber sõnastama seda ühesõnaga. Mulle meeldis see, mis sa ütlesid, et kuidagi, ma ei tea, kas vist ei öelnud seda niimoodi, aga mu pea nagu kohe lõi seose. Mulle meeldis see, mida sa ei ütelnud. Ma ütlen selle ise. Et see vahel arvestan ise, et puhkamine on vahel kõige produktiivsem tegevus üldse, mis sa saad teha, on ju. Ja kuhu ma tahtsin jõuda tegelikult oli see, et mulle vahel tundub, et meie peas on see, et kui ma lähen, lähen trenni, siis see on see kitsas 1,5 tundi. Ja see on see, et ma pean mõtlema, mis ma selle 1,5 tunni sees, siis mida ma mille vastu vahetan nii-öelda. Ja mul ei ole ju aega minna õhtul trenni sellepärast, et mul on lastega aeg ja ma pean koristama süüa ja kõik nii edasi ja siis on mul mingi, ma ei tea, mees või naine kuskil ja nii edasi. Aga me unustame ära selle, et kui mul on näiteks see 1,5 tundi mingit toredat tegevust, ma juba ette hakkan mõtlema, et mõnus, tahaks, ma juba tunnen ennast paremini. Ma juba olen oma lastega natuke meeldivam inimene. Ma olen natuke oma mehega või naisega natuke meeldivam inimene tõenäoliselt, on ju. Okei, ma käin seal trennis ära, ma tulen tagasi. Ma ei karju oma laste peale nii palju. Ma lähen võib-olla kallistan oma partnerit. Ma olen võib-olla mis iganes. Et see mõju on nagu suurema nagu pinnalisem kui see kitsas 1,5 tund aega ja mulle tundub, et kohati unustame ära, et ma ei lähe sinna trenni, sest ma ju pean olema seal õhtul laste ja ma ei tea mehega ja siis ma olen see 1,5 tundi seal ja ma olen vastik, väsinud, ütlen halvasti, mõtlen negatiivselt, nutan see 1,5 tundi vannitoa põrandal, on ju, selle asemel, et tegelikult nagu kõik võidaksid sellest, kui ma läheks korraks ära. Kas ei ole seotud ka sellega, et me ju aju tegelikult tahaks seda kohest tasu, et me tahaks kohe näha seda nagu tulemust, et me ei suuda mõelda nii pikalt ette või enamus ei suuda, et võt, kui ma täna hästi magan, siis homme ma olen nii rahulik ja õnnelik. No, kui sul ikka otsmikusagar ei tööta täistuuridel, eks siis sa oled väsinud ja kurnatud, eks otsmikusagar ei ole, põhjus-tagajärg seos ei ole nagu nii leidlikud hetkel, siis see ei olegi nagu ka, ütleme, aju keemiliselt on see keeruline mõttekäik, mida teha, et ma mõtlen 3 sammu ette, et tuleks nagu mingil hetkel tasu, et sul ongi vaja seda, et sul on maks 1 samm, suudad ette mõelda, kui sedagi, sa pigem isegi ainult reageerid, on ju. Ja see, mul läks mõte, nagu mul oli jälle, mulle täna umbes 4 head mõtted. Ma annan sulle pastaku paberi. Ma oleks pidanud alguses küsima seda, nüüd on kaugelt liiga hilja. Aga oota, mõtle korraks, mul tuli üks mõte, ma jagan senikohal, et ma sain aru, et ma vist olen nii nautima hakanud puhkust, et ma mõtlen igale võib-olla see on ikkagi, Merilin, sinu teene, sinu loengutes käimine, et ma mõtlen, ja see saab näide, et ma mõtlen igale tegevusele, et aga millest ma samal ajal puhkan, et kui ma mõtlen, et täna ma lähen õhtul koju pärast pikka, eks ju, me salvestame siin 8 tundi lõpuks, aga ma võtan lapsed, issand, kui tore ma saan tööst puhata. Homme lapsed lähevad lasteaed, ma mõtlen, issand, kui tore ma saan tööd teha, ma saan lastest puhata. Et ma kohe leian, vist viimasel ajal on see hästi tihti, ma leian nagu alternatiive, et millest ma siis puhkan. Et ma teen selle tegevuse ka väga meeldivaks läbi selle, et ma teen, aga praegu ma olen siin, räägin, issand, kui tore, ma ei pea sotsiaalmeedias olema. Ma puhkan ekraanidest. Mul on tunne, et see näitab, et sa oled päris heas punktis praegu. Ma olengi, ma julgen välja öelda, et ma olen heas punktis. Aga kuidas sul on? Mul üldiselt mul tegelikult on hästi, ma teadsin umbes 2 kuud ette, et mul tuleb väga raske nädal, sest et need ei tule kunagi ootamatult, ma ju oskan oma kalendrit vaadata, silmad on peas ja täitsa töötavad ka veel. Ja ma teadsin, et tuleb raske. Kalendriga, mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda. Milline neist? Kõige viimane, esimesed 3 ammu läinud. Aga ma tahtsin öelda seda, kui me rääkisime, et kuidas seda nagu et trennis on see, trenn on kalendris kirjas nii edasi, et mina olen pannud inimestele küll kodutööks selle mõnikord oma ka koolitustel, et sa pead kalendrisse panema kirja ka toredad asjad, isegi kui need võtavad 10 minutit või 5 minutit, pane need kirja, eriti neile, kes on muidu väga siuke nagu kalendri nagu usku vaata, et kõik on, mis seal kirjas ei ole, seda ei eksisteeri. Ja seal on ainult koosolekud. Just, ainult koosolekud või siis on ka mingid lapse logistikad, eks ole, on seal kirjas, ühesõnaga seal on ainult kirjas siis need kohustused, mida me teeme kellegi teise rikastumise nimel väga tihti, eks ole, olgem ausad, see on see tööl käimine tavaliselt on, eks ole. Ehk siis sa paned sinna sisse ka kasvõi selle, et kasvõi Instagrami pausid, jumal hoidku nagu, et seal on nagu reelsi scrollimine või siis seal on näiteks see, et teed akna lahti, hingad värsket õhku. Seal on väike jalutuskäik, seal on raamatu lugemine nagu ja see ei pea olema erialane kirjandus. Ma ütleks, et üks suurimaid
asju, mis aitas mul hakata puhkama. Mingil hetkel paar aastat tagasi oli see, et ma avastasin enda jaoks romantasy nagu žanrina, ehk siis fantaasia, kus on nagu romanss sees. Mul on tegelikult kopp ees erialasest kirjandusest, ma ei jaksa lugeda nagu sellist raamatut, mis kogu aeg hoiab mu aju töös sellega, et kuidas olla parem inimene, nagu kuidagi praktiliselt ja kui kriitilisem. Nii et ma loen ainult ilukirjandust viimasel ajal ja see on olnud kõige imelisem puhkus minu elus, ehk siis ma ei pea enam kalendrisse panema seda, et loe raamatut, kuna mul on Kindle kaasas. Ma ootan kuskil kohvikus, ma ei tea, meil on koosolek näiteks sellega, kui algamas, mul on 5 mintsa aega, Kindle välja, loed 5 mintsa raamatut, ülipalju parem on olla. Nii et jälle, aga alguses pidi see nii olema, et see pidi mul kalendris kirjas olema, et tee midagi, mis ei ole kohustus, vaid on tore, sest vastasel korra see lihtsalt poleks nagu, mul on kõik jõusaalid on mu töökalendris kirjas, kui ma käin seal. Lihtsalt, et ma teaks, et see on osa minu päeva nagu sellest tegevusest. On ju. Nii, sõbrad, võtame... Juba või? Kas me ei saanud... Ma saadan sulle pärast poissi. Me peame nüüd võtma kokku selle kokku ära ja me oleme nüüd... Ma mõtlesin, et juba sõbrad või? No tund aega. Inimesed saavad asjadest nii erinevalt aru. Kuidas me kokku võtame selle siis? Kuhu me jõudsime üldse minu küsimus? No jõudsime sinna, et võiks edasi arutada mitu tundi. Mul on tunne. Okei, me võib-olla jõudsime sinna, et kui me tahame rääkida süümekavabast puhkamisest, palun defineeri enda jaoks, mida tähendab puhkus, ehk siis defineeri võib-olla siuke liiga hägune nagu sõna ka. Pane kirja enda jaoks tegevused, mis siin mingitel hetkel on aidanud lõõgastuda ja puhata sul aju. Ükstapuha, kas nad on nagu realistlikud praegu, kas nad ei ole, ehk siis natuke aju rajuda selle koha pealt, et mis on sinu jaoks puhastavad, ma ei tea, see on ainuke sõna, mis ma suudan öelda, et nagu puhkamist soodustavad siis tegevused on ju nii-öelda, pane need kirja, tuleta meelde ja teine asi siis räägi enda jaoks ka lahti, mis on sinu jaoks produktiivsus või edukus on ju, ehk siis see teine nagu äärmus ka, et need kumbki ots poleks hägune, vaid mõlemad otsad oleks nagu selged, mille nimel sa tegutsed mingil hetkel, kas see peab iga hetk olema ühiskondlikud ootused ja verstapostid, kas see võib mingil hetkel olla ka see, et sul on lihtsalt nagu kodus on saabastel ja loomadel parem olla on ja nii edasi. Ehk siis mõlemad otsad palun enda jaoks lahti sõnastada selgelt, et oleks seda hägusust vähem. Sa mõtle ka, mis sa kaasa annad. Mina annan selle küsimuse, mis mind aitas, et täpselt mõelda välja, kuidas on puhkan iga aasta, iga kuu, iga nädal ja iga päev ka, et kas või leida see 5 minutit ma nüüd puhkan. Mina näiteks teen hommikuti seda, et ma istun, ma ei nimeta seda mediteerimiseks, sest mul ei käi mingeid, ma ei tea, mida mediteerimised arvatakse, eks ju, nirvana, värgid, särid, kõik. Väga vähesed jõudnud. Mina iga hommikul jõuan. Ei, aga see, et ma lihtsalt võtan selle teetassi, ma istun 5 minutit ja mõtlen, ma ei pea mitte midagi tegema. Ma ei pea kellegi eest praegu hoolitsema, ma ei pea ühtegi e-maili saatma, ma ei pea midagi vaatama, ma lihtsalt istun. See on mõnikord ma vaatan taime näiteks. Lihtsalt 5 minutit. Aga ma panen taimer ikkagi, et ma üle ei läheks. Et ma ometi üle ei läheks, et ma 6 minutit ei istuks. 5 minutit. Aga ise üldse pane kalendrisse kirja. 5 minutit istun. Aga teate, kui vabastav see 5 minutit on, eriti kui on hästi kiire aeg, näiteks mingi tuuritamise aeg, see on see, kus sa oled kõikide teiste jaoks kogu aeg olemas, sa pead kogu aeg midagi tegema. See 5 minutit, vaadake, ma ei tee mitte midagi. Nii. See Merilini viimane mõte, et defineerige ära ka edukus. Vahel mulle meeldib mõelda ka ise niimoodi, et kui ma sõnastan selle asja enda jaoks niimoodi, et mida ma saada tahan või mis edukas, siis vahel ikkagi tahavad tulla, et ma ei tea, teenida nii palju raha või saada see mingi positsioon või mingid sellised kitsad kitsad asjad. Aga minu enda jaoks mind on aidanud näiteks see küsimus võib-olla isegi rohkem, et millist elu ma tahan elada. Ja vahepeal see paneb minu enda jaoks mingid asjad paremini perspektiivi, aitab seda suuremat pilti näha. Et kui ma tahan näiteks, ma ei tea, ma praegu fantaseerin võib-olla, ma ei tea, ongi seda ehitada ükssarvikut, siis kas ma tegelikult tahan seda elu elada ja mis ma siis sellega teen või millissugune mu elu siis näeb välja, kui ma seda teen ja siis ma võib-olla tegelikult avastan, et väga ei tahagi. Võib-olla tegelikult ma tahaks seda, et ma saan maasikaid istutada ja lastega mängida ja Netflixi vaadata või jah. See on võib-olla, ma ei tea, mitu ringi, eks lõppu seda kokkuvõtet ma loodan. Ma lasengi nüüd sinul teha selle lõpu kokkuvõtte. Nii. Ei, ma lihtsalt, väga hea, tegelikult ma arvan, et see on nagu lõpetuseks võib-olla hea siuke nagu mic drop natuke nagu motivatsioonikõne siia lõppu ka, et elu juba käib, et mul on tunne, et väga paljudel meist on ka mingi see mõte, et ma teen need asjad ära ja siis ma puhkan või siis ma teen neid toredad asju või siis, et see on mingi ebamäärane tuleviku hetk, kus ma hakkan tegema asju, kui need nagu olulised asjad on nagu saavutatud või tehtud kuidagi. Elu juba käib, et kui sa oled siuke eriti vanusevahemikus, ma ei tea, 18-45,
mida sa ootad täpselt, et nagu mis hetkel on see, et näiteks eladki nagu 45-50 aastat selle mõttega, et varsti läheb paremaks ja sa arvad, et sa oled 50 aastat elanud nii, et tegelikult sa oled nagu, ja ma ei räägi olukorras, kus sul on nagu elu on raske, on väliste tegurite tõttu, seda on ka, ma üldse ei vähenda selle nagu raskust, kui sul ongi kriisi otsa, mis ei sõltu sinust, aga just räägin nagu eelkõige selle inimesega, kes nagu, kellel on valikuid laual mitu ja sa valid selle nagu megapingutuse kogu aeg ja mega nagu intensiivsuse kogu aeg ise, on ju, et elu juba käib, sa ei pea nagu välja teenima mingid abstraktset tuleviku hetke, millal hakkab äkki nagu olema tore ka, et sa ei saa medalit selle eest, kui sul on kogu aeg hästi raske ja väsinud olla. Su lähedased ei ole ka õnnelikud, kui sul on kogu aeg hästi raske ja väsinud olla. Ehk siis jälle see nagu arusaamine, et võib-olla tasub, et kuni sa oled elus, siuke poolfilosoofiline lähenemine ka ikkagi sellele, et mis point sellel kõigel on, et mina olen enda jaoks aru saanud, et minu point on see, et mul ikkagi võiks olla nagu toredaid hetki võimalikult palju, mitte kogu aeg, see ei ole realistlik, et mul on kõik mega fun on kogu aeg ja töö on iga päev mu lemmik ja mingi, ühesõnaga see on nagu see nii ei saa olla, aga seda, et mul on võimalikult palju neid ja et ma proovin neid nagu võimalikult nagu palju kui üles leida ja kuidagi teha, ehk siis jah, ma tahaks öelda, et elu juba käib ja tegelikult ei ole kõik nagu nii oluline, kui ma arvame, et see võib-olla on ka, ehk siis mõnikord ja kui midagi muu ei aita, siis lihtsalt muud ei aita, siis proovi seda teha, et katseta teisiti, kui sa praegu teed ja vaata, kas maailm jääb seisma. Ehk siis tee mingeid asju vähem, vaata, kas piisab, kui sa teed poole vinnaga mingeid asju, eriti näiteks nagu olmeadmini nagu mõttes ja niimoodi, et vaata, mis tegelikult juhtub, kui sa lased mõne taldrikul meelega nagu maha kukkuda ja kui läheb nagu midagi väga hulluks, selge, võtad uue taldriku ja paned tagasi kätte ja hakkad nagu pihta, aga võib juhtuda, et see päris pikalt kannab nii, et tegelikult on kõik fine. Ilus, sellega lõpetamegi ja head puhkust teile, eks ole. Ja kohtume järgmises saates. Aitäh, tšau! Aitäh! Aitäh, et kuulasid meie saadet ja kui sul on küsimusi selle teema kohta, kui sul on mõtteid, oma kogemusi, mida jagada, siis kirjuta meile lasetiigertuppa@gmail.com.